Jõgevalt pärit inimesi on alati rõõm stuudios tervitada. Tere tulemast Sulemiksi saatesse tänavatantsu viljeleja Joel Juht. Tere. Kui tantsuliselt on suvi möödunud? No minul nagu vähem, aga noortel kindlasti rohkem, et kuna meil just äsja lõppes just väga suur rahvusvaheline tänavatansulaager. Aga jah, mina kui rohkem organiseerimise rollis, siis ma saan rohkem näha tantsu. Sa oled kaasa võtnud ka meile ühe sõbra, jah? Pigem õpilase Tauri Vosmani, kes on nii-öelda siis 2 aastat minu käe all õppinud niisugune stiili nagu poppingut ja nüüd, kuna ta Camp of Hip-Hopis siis saavutas 2. koha rahvusvahelises võistlusel, siis ma arvasin, et see võiks olla hea koht, kus teda nagu näidata. Kuidas sa, Tauri, üldse tantsu juurde sattusid? Mina sattusin tantsu juurde läbi kooli. Ma nägin plakatit ja tulin trenni. Ning nii see läks, kuni jõudsin linna Joel Juhi siis käe lõppima. Sinu tantsustuudios algavad peagi vastuvõtud. Räägi lähemalt sellest. Kas järjekorrad on ukse taga? No jah, et juba on see registreerimine tegelikult juba lahti läinud ja päris palju inimesi, soovijaid on, kes tahavad trenni tulla ja sellepärast on ka sihuke, ütleme, kiiresti tahame nagu anda inimestele teada, et nad peaksid kiirustama selle registreerumiste asjadega, et nad ikkagi omale selle koha saaks. Et kuni 25. augustist kuni siis 31. augustini siis toimuvad üle Eesti pea 35 linnas siis tantsukooli nagu vastuvõtud. Et tuleb päris tõsine aasta. Kuivõrd paljusid noori oled nii-öelda tänavalt tantsustuudiosse kutsunud ja sellega on nad ka pahandustest rohkem eemal? No selles mõttes, et ega see ei ole ainult tants, et ükskõik mis ju spordiala või midagi liikumist või midagi niisugust, millega inimesed tegelevad, siis ega see toob kõik need nii-öelda sellest eemal. Aga jah, me oleme suutnud ikkagi päris paljusid inimesi nagu suunata paremuse poole ja seda arvu ei oska öelda, sellepärast, et kui ikkagi aastas tuleb kuskil pea üle 1000 inimese nii-öelda tantsukooli lihtsalt trenni tegema, siis seal on igasuguseid inimesi. Et selles mõttes, et me peame tegelema nii lastevanematega, nii lastega, kui mõned lapsed, kellel on lapsed, et siis kõik sugu variandid. Mis vanuses inimesed üldse sinu juurde jõuavad? Meil hakkab pihta alatest 6, aga meil on ka erandkorras nagu tulnud ka 5, et kes käivad nii-öelda siis vanemad, kes käivad oma väikeste lastega koos nii-öelda trennis, aga enamjaolt on jah, see keskmine vanus on ikkagi ütleme siis 12 kuni 18 on see keskmine vanus, et kes käivad trenni tegemas ja sellel aastal olen näinud juba registreerumisel ka vanemat generatsiooni nii-öelda, et ei teagi, et võib-olla on juba aru saadud, et vanus ei ole oluline, et nii see on tegelikult. No mina oskan jaanipäeva valssi, sambat, trumbat, kuid küsiksin Tauri käest, et mis need kõige popimad stiilid tänapäeval on? No ikka on hip-hop, popping, locking, house, vogue, mis seal tuleb veel, kõik igasuguseid. Sellest poppingust võikski nagu lähemalt rääkida? Jah, et popping on selline tantsustiil, mis tegelikult ütleme siis meie vanasti nimetasime seda robotiks, aga tegelikult on ta nii-öelda nagu, ütleme siis, on olemas robot, mis on hästi mehaaniline ja siis on olemas popping, mis tuleb nii-öelda sellest, et nagu robot, kes tantsib nagu funkilt. Ehk siis funky robot on nagu popping. Ehk siis sisuliselt, kuna me teame niisugune stiili, mis on olemas nii-öelda nagu locking, siis locking tegelikult on nii-öelda üks mõjutajatest sellest, kuidas tekkis nagu popping. Et see on niisugune vähekene tantsulisem, et ei ole nii robotlik. Liiga moodne minu jaoks. Jah, et selles mõttes, et ütleme, põhimõtteliselt me võime öelda niimoodi, et kui me teeme robotit, et siis kõik on hästi kandiline. Et kui me teeme poppingut, siis meil käib lihastega fikseerimine. Et sa ka oskad ikka või? Anna oskab. Tuleb välja küll. Anna õppinud hästi. No Joel, sa oled Jõgevalt pärit. Kuivõrd paljusid noori poisse tüdrukuid oled sealkandis tantsuusku meelitanud? Selles mõttes, et täna ikkagi Kesk-Eestis on meil pea
pea 200 noort, kes tantsivad. Et selles mõttes, et kindlasti on see raskem, kuna inimestel on, ütleme siis finantsiliselt nagu raskem, et ei saada nagu võib-olla mingitest asjadest aru, et noh, kõik tahavad ju raha saada. Et kõik kohad, kus sa ju tegutsed, maksad rent, tahad lastele saada paremaid tingimusi ja nii edasi, et see on siuke paras siuke võitlus, aga jah, et kuskil paarsada noort, kes nii-öelda Jõgevamaal nagu tegutseb, et noh, Jõgevaga on olnud juba viimased 3-4 aastat nagu täitsa nagu mõte, et teha nagu muuseum sinna. Et kuna ma ise Jõgevalt pärit on ja sealt alustasin ja et kuna see on ikkagi oma kodukoht, et luua seda väärtust nagu sinna väikesesse linna nagu juurde, et aga kes teab, millal see võib juhtuda. No tean, et kui sa olid väike poiss, siis sulle meeldis laulmisega tegeleda. Kas ei ole tulnud sellist mõtet, et mõne hitiga välja tulla? No selles mõttes, et ma siin paar nädalat tagasi või 6 aega tagasi panin kogemata YouTube'i ühe räpi, mis 2007 sai nagu naljaga nii-öelda siis Egiptuse sisse laudud, aga jah, et kunagi laulumajja ju üle-eestilise laulukonkurssi ma võitsin ära ja siis olid kunagi veel Lepatrinu lauluvõistlus ja ma ikka sain kõvasti lauldud, et selles mõttes oli väga tore aeg, et arvestades seda, et lastel ei olnud nagu selles väikses kohas nagu väga palju nagu võimalusi nagu kuskile minna, et see oli nagu üks nagu sihuke hea võimalus nagu väljundiks või noh, et minna ja näha midagi ja teha. Et selles mõttes, et eks ma ikka nagu nalja viskan enda üle kogu aeg ja ega ma midagi tõsiselt nagu selles mõttes ei võta, et kõik, mis on nagu väljaspool, ütleme siukest tantsuvärki, siis need on nagu siuksed lihtsalt hobid ja lihtsalt teen. Suured tänud teile mõlemale stuudiosse tulemast ja mida teile soovida kerget jalga? Jah, aitäh.